Twet i Melina Twet. Ükskõik kui võimas armeega poleks, ei suuda see lihtsalt toimida, kui sõdurite kõhud on tühjad. Ukraina teab seda ja tegi just midagi geniaalset, mille eesmärk on Venemaa armee nälga jätta. See ei puuduta enam otseseid tapmisi ega sõjalise infrastruktuuri halvamist. Ukraina andis Venemaale just sellise hoobi, mis läheb nii sügavale, et see on Putini sõjamasinal kõhu välja rebinud. Üks asi, milleta armee hakkama ei saa, on nüüd ohus ja selle mõju on juba tunda mitte ainult Venemaa sõdurite seas, vaid ka ühel poolsaarel, mis on olnud ebaseaduslikult okupeeritud alates 2014 aastast. Viime teid Tšernihivkasse Ukraina lõunaosas. Enamiku Putini sissetungi ajast on Tšernihivka olnud üheks 3 peamisest baasist, kus Venemaa hoiab oma väliarmeesid okupeeritud lõunaosas. See on elutähtis. See baas koos 2 teisega moodustab Venemaa sõjalise jõu kõhu Ukraina lõunaosas ning selle püsimajäämine on võtmetähtsusega, et Putini käsilased saaksid toidetud. Täpselt nii palju, et nad saaksid jätkata oma viljatuid rünnakuid Ukraina kaitsepositsioonide vastu ja hoida enda käes territooriumi, mille nad on ebaseaduslikult okupeerinud. Tšernihivka pidi olema Ukraina tuleulatusest väljas, turvaline varjupaik Vene väliarmeedele. Aga Ukraina pööras selle kõik pea peale. 1. juunil tabas Ukraina mehitamata süsteemide vägede 422. eraldi rügement täpselt Vene varustusautot Jelissajevka asula lähedal, mis asub Zaporižžja oblastis. See oleks juba iseenesest märkimisväärne. Iga varustusauto, mille Ukraina hävitab, on auto, mis ei saa enam Venemaa vägesid varustada vajaliku toidu ja tulejõuga. Kuid see, mis teeb selle rünnaku tõeliselt erakordseks, on asjaolu, et see toimus 23 kilomeetri kauguselt Tšernihivkast. Ja asi pole ainult selles, et rünnak toimus 23 kilomeetri kaugusel. Ukraina droonid lendasid 23 kilomeetrit Tšernihivkast kagusse, tõestades, et nad pole mitte ainult võimelised jõudma baasi, mida Venemaa pidas puutumatuks, vaid suudavad sellest ka mööda lennata ja hävitada varustustranspordi, mis võis olla teel baasi poole. See, mida Ukraina just tegi, ei piirdu ainult veoauto tabamisega olulisel teel. Nagu Ukraina sõjaanalüütik Clemente Molen välja toob, tabab Ukraina nüüd Vene veokeid juba siis, kui need jõuavad taktikalise taseme positsioonidele. Molan selgitab ka, miks see nii oluline on postituses X-is. Ainult mõned linnad on jäänud 4 armee nende logistika- ja juhtimispunktide jaoks rindel. Pemin piirkond asub raudtee ääres, Tšernihivka, Kamjanka ja Rozivka lähedal. Teisisõnu, mida rohkem suudab Ukraina taktikalisel tasandil rünnata nendele linnadele teenust pakkuvat logistilist võrku, seda raskem on Venemaal varustada 4 armeed, kes kasutavad seda 3 asulat oma baasidena. See on selline löök kõhtu, mis rebib terve sõjaväe sisikonna laiali. Ukraina hoogustuv kampaania Vene logistika vastu ei seisne ainult kütuse ja sõjaväevarustuse peatamises. Hävitatud Vene veokid võisid vedada ükskõik mida, sealhulgas elutähtsaid toiduvarusid, mida on vaja maismaa armee toitmiseks, kellele on antud käsk korraldada lakkamatuid rünnakuid Ukraina lõunas ja idas. Need rünnakud kas ei toimu üldse või on oluliselt nõrgenenud, kui sõduritel pole kõht täis. Varustus ja veoki põlevad jäänused. 23 kilomeetrit kagupool Tšernihivkast on Venemaale plahvatuslik sõnum, et 4 tervet väliarmeed on nüüd ohus nälja tõttu oma positsioonidelt lahkuma. Siin läheb asi Venemaa jaoks tõeliselt tõsiseks. Kui see oleks vaid ühe põleva varustuse veoki lugu, siis see ei tähendaks eriti midagi. Varustus täis veoki kaotus teeb Venemaale küll haiget, kuid sellest ei piisa, et rivist välja lüüa terve välivägi, rääkimata 4. Aga see ei ole ainult üks veok, neid on sadu. Ukraina on alustanud koordineeritud keskmaa kampaaniat, mis on viinud selleni, et Vene varustusteed on täielikult läbi lõigatud aladel, mida Venemaa ei arvanudki, et Ukraina suudaks rünnata. 3 päeva, 30. maist kuni 1. juunini näitavad selgelt, kui suurt edu Ukraina selle kampaaniaga saavutab. 30. mail kaotas Venemaa Ukraina keskmaa löögidroonide tõttu 483 sõidukit ja kütuseveokit. Järgmisel päeval olid kaotused veelgi suuremad, kaotati 524 sõidukit. Ja 1. juunil lõpetas Ukraina hävitavate päevade seeria veel 384 Vene varustusmasina hävitamisega, mis tõi 3 päeva keskmiseks 463 Vene veokit päevas. Kui Tšernihivkas hävitatud veok näitab, et Ukraina suudab rünnata sügavamale kui Venemaa ootas, siis nende 3 päeva jooksul nähtud rünnakute ulatus annab märku, et Ukraina toodab keskmise tegevusraadiusega droone nii suures koguses, et neil on potentsiaal Venemaa lõunarinde väed lihtsalt nälga jätta ja hävitada. Muidugi ei ole lood nälgivatest Vene sõduritest midagi uut. 2026 aasta alguses avaldas Ukraina luure, et mõned Vene sõdurid on nii meeleheitel toidu pärast, et nad on hakanud sööma oma surnud kaaslaste jäänuseid, et kõhtu liha saada. Teistel juhtudel teatab RFU News, et Vene sõdurid lasevad üksteist maha, et toitu kätte saada. Ja pealt kuulatud side Lõõmani rindel Donetskis näitab, et Venemaa logistikas on juba probleemid Ukraina idaosas.
Varem toodi meile 2 korda päevas 1 või 2 šokolaaditahvlit. Nüüd on 3. päev, kui me pole üldse söönud ja homme saab juba 4, ütleb üks sõdur pealt kuulatud salvestises. Aga see, mida Ukraina teeb oma lõunapoolsetel aladel, on teistsugune. Kõik need lood räägivad üksikutest juhtumitest, kus Vene sõdurid on nii meeleheitel toidu pärast, et lähevad äärmustesse, et midagi kõhtu saada. Jah, kohalikud Ukraina sõjalised operatsioonid, mis jätsid need sõdurid varustuseta, mängisid oma rolli, kuid Ukraina poolt ei toimunud midagi koordineeritut. Nüüd on see olemas. Kogu kampaania on loodud selleks, et halvata Venemaa tagala logistika ning seda toetavad spetsiaalsed programmid nagu logistika blokeerimise algatus, mille lõi Ukraina kaitseministeerium mai lõpus. Ja uus põlvkond droone, mis võimaldab Ukrainal rünnata sügavamale ja tugevamalt kui kunagi varem. Pidage need droonid meeles, me tuleme nende juurde kohe tagasi. Tuleme tagasi nende 3 linna juurde, mida Moolan mainib. Tšernihivka, Kamjanka ja Roživka ei ole lihtsalt asulad, kuhu Venemaa on paigutanud 4 oma väliarmeed. Need on logistilised kitsaskohad. Toit ja varustus liiguvad iga päev sadade veokitega läbi nende linnade. Ainult rongid ei pääse nendesse linnadesse ja need oleksid niikuinii lihtsalt suuremad sihtmärgid Ukraina droonidele. Ükskõik milliseid alternatiivseid marsruute Venemaa oma veokitele ka ei prooviks leida, on vältimatu reaalsus see, et kõik need peavad koonduma sellesse 3 linna, et hoida Venemaa lõunapoolsed väliarmeed varustatuna ja toidatuna. See on vältimatu. See, mis pidi olema läbimatu, on nüüd pihta saanud. Ja Ukrainal on võime tagada, et need logistilised kitsaskohad saavad Venemaa lõunavägede hukatuseks. Euromaidani press ennustab tulevikku, kus Ukraina saadab tehisintellektiga keskmaa droonide parved nende 3 mainitud asula suunas. Need droonid programmeeritakse ründama kõiki veokeid, mida nad näevad just nendes punktides, kus Venemaal on neid veokeid kõige rohkem vaja. Sõidukid peavad koonduma Tšernihivka, Kamjanka ja Roživka juurde. Venemaa sõjaline planeerimine on jätnud neile ainult selle võimaluse. Ukraina on tõestanud, et suudab jõuda Venemaa tagala sellesse kihti. Järgmisena on ees sihikindel kampaania, et muuta need logistilised sõlmpunktid täiesti kasutuks Venemaa 4 lõunaväearmeele. Ukrainal on ka droonid, et see teoks teha. 30. mail teatas BBC, et on viimase nädala jooksul kinnitanud 14 juhtumit, kus Ukraina droonid hävitasid Vene sõidukeid, mis vedasid toitu, kütust ja laskemoona olulistel teedel, mis ühendavad Venemaad okupeeritud Krimmi ja teiste okupeeritud aladega Lõuna-Ukrainas. See on tegelikkusega võrreldes väga väike arv, kuid selle raporti muudab huvitavaks see, et paljudes juhtumites kasutati Horneti drooni. See droon, mille valmistamine maksab vaid $5000, kannab 5-kilost laengut ja suudab lennata kuni 200 kilomeetrit, töötab tehisintellekti abil. Seda on treenitud sõna otseses mõttes tuhandete tundide jagu Ukraina poolt salvestatud droonikaadritega, mis tähendab, et see teab täpselt, mida sihtida, ilma et oleks vaja inimese sekkumist rünnakute tegemiseks. Need on sellist tüüpi droonid, mida Ukraina saab kasutada Venemaa lõunapoolsete väearmeede näljutamiseks. Kõik, mida Ukraina peab tegema, on saata need droonid tiirlema 3 asula ümber, mida oleme selles videos maininud. Tehisintellekt teeb ülejäänu. Hornet märkab võimalikku sihtmärki, tuvastab selle tuhandete tundide videomaterjali põhjal, mida kasutati droonide tehisintellekti treenimiseks ja suundub siis sihtmärgi poole. Ja kuna need droonid kasutavad tehisintellekti, on nad isegi vastupidavad segamistehnikatele, mida Venemaa kasutab traditsioonilisemate FPV ja satelliidi juhitavate droonide häirimiseks. Army Recognition lisab, et seda tüüpi tehnoloogia ei ole tingimata piiratud ainult ühe tüüpi drooniga. Palantiiri Prisma lahinguvälja juhtimissüsteem on Horneti tegevuse aluseks ning see on süsteem, mida võiks tõenäoliselt kasutada, et varustada rohkem Ukraina keskmaa droone tehisintellekti sihtimisvõimekusega, mida neil on vaja, et anda Venemaa kõhtu löögi järel. Seda Putin kardabki. Ukraina töötab aktiivselt selle nimel, et katkestada varustusteed 4 lõunaväearmeele. See, mida me näeme, on alles algus. Kui Ukraina jätkab oma keskmaa rünnakute kampaania laiendamist ja varustab üha rohkem droone tehisintellektiga, muutub praegune rünnakute laine tõeliseks tsunamiks. Kui Ukraina järgib lihtsat tegevusplaani, muutuvad 100 hävitatud veokid tuhandeteks. Kui logistika purustada, kaob ka toit. Ja mis teeb olukorra Venemaa jaoks veelgi hullemaks, Ukraina ei saa sihikule võtta ainult toiduveokeid. Kütuseveokite kaotus Ukraina keskmaa strateegia tõttu annab Vene poolele veelgi rohkem lööke kõhtu. Kuidas? Mida vajab toiduveok oma kauba vedamiseks? Kütust. Kui Vene kütus põleb samadel teedel, kus riigi toit hävitatakse, võib tulemuseks olla 2-kordne näljahäda. Kaotatud kütust ei saa enam kasutada, mis tähendab, et isegi varustusveokid, mis sisaldavad Ukrainale lõunaossa mõeldud toitu, ei saa kuhugi sõita. Neid halvab olukord ilma otsese löögita. Ja kui sul on kahtlusi, et see võiks juhtuda, siis BBC selgitab, miks sa ei peaks kahtlema. Ta märgib, et Krimmis on tohutu kütusepuudus, mis on sundinud tanklaid piirama kütusekoguseid, mida juhid saavad osta vaid 20 liitrini sõiduki kohta. Sellest ei piisa, et toiduveoks saaks Krimmist lõunapoolsetesse piirkondadesse sõita.
Ja iga kord, kui Venemaa saadab veoauto diisli või bensiiniga mööda mõnda Krimmi ja Ukraina okupeeritud lõunaosa ühendavat teed, annab ta Ukraina droonidele kutse uuesti rünnata. Rääkides Krimmist, poolsaarest, mille Venemaa okupeeris 2014 aastal, pole see pääsenud Ukraina löökidest Venemaa kõhtu. Kui Ukraina alustab kampaaniat, et Vene armee nälga jätta, levivad toiduprobleemid Krimmis kiiresti. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, see on The Military Show ja meie toome teieni kogu pildi, mitte ainult pealkirjad. Tellige juba täna, et te ei jääks ilma ühestki meie videost, mis paljastavad Venemaa armee tegelikku olukorda Ukrainas. 9. juunil avaldas United24 meedia huvitava raporti praegusest toiduturust Krimmis. Selles öeldakse, et Ukraina desinformatsioonivastane keskus väidab, et paljudes Krimmi toidupoodides on põhikaubad nagu teraviljad, jahu, suhkur, makaronid ja sool otsa saamas. Mõned jaeketid on juba kehtestanud piirangud kaupade müügile ühele inimesele, mis keskuse väitel ainult suurendab paanikat elanikkonna seas. Ja seal öeldakse, et selle kurva olukorra põhjuseks on see, et Ukraina keskmaa rünnakud on takistanud Vene toiduveokitel poolsaarele jõudmast. Nagu sellest veel vähe oleks, et ta ei suuda oma sõdureid toita, peavad Putin ja tema Kremli kaaslased nüüd tegelema ka toidupuudusega, mis mõjutab tsiviilelanikke. See on Putini jaoks tõsine probleem. Ükskõik kui palju Krimmi nukuvõim ka ei püüaks teeselda, et midagi pole juhtunud, ei suuda nad petta neid, kes näevad selgelt tühja supermarketite riiuleid. Propaganda ei täida inimeste kõhtu ning väidetavalt kasvab Krimmis selle probleemi pärast juba avalikkuse mure. Venemaa kaotab nüüd võimekust tagada varustuse jätkuvat voogu Krimmi poolsaarele. Ja see on veelgi suurem probleem, kui esmapilgul paistab. Selle toidupuuduse allikaks on Ukraina rünnakud Krimmi maismaa sillale, mis ühendab okupeeritud poolsaart nende Ukraina lõunapiirkondadega, mida Venemaa praegu kontrollib. Teisisõnu, siin toimub kahepoolne liikumine. Nendest lõunapoolsetest piirkondadest pärit varud ei jõua Krimmi. See on üsna ilmne, kuid Venemaa toimetab varusid Krimmi ka Venemaa mandriosast, sageli Kertši silla kaudu. Need varud saadetakse edasi mööda samu varustusteid, mida Ukraina ründab, kui need liiguvad lõunapoolsete territooriumide poole ja paljudel juhtudel kitsaskohtade suunas Tšernihivkas, Kamjankas ja Roživkas. Sa näed, kuhu see viib. Kõigepealt on need Krimmi tsiviilelanikud, kes näevad, kuidas nende toiduvarud vähenevad, sest Venemaa eelistab toidu tarnimist rindele, kuid lõpuks see enam ei toimi. Kui Ukraina suurendab oma keskmaa rünnakute intensiivsust, siis varud, mis oleksid Krimmist lõunapoolsetele aladele liikunud, enam kohale ei jõua. 4 väliarmeed jäävad nälga ja Venemaa rünnakud nii Ukraina lõunas kui ka idas kannatavad selle tagajärjel. Ukrainal on tugev haare. Praegu kägistavad nad Venemaad kõigil okupeeritud aladel, kuid asi läheb veelgi sügavamale. Kui 4 lõuna pool asuvad väliarmeed, peavad leppima teadmisega, et Ukraina võib nende toidusaadetised hävitada, millal iganes soovib. Ja Krimmi okupandid seisavad silmitsi tühjade supermarketi riiulitega, on veelgi rohkem toiduprobleeme õhus. Ainult, et need probleemid ei mõjuta mitte okupeeritud alasid, need mõjutavad Venemaad ennast. Me ei hakka väitma, et Venemaa seisab silmitsi samasuguste toidupuudustega nagu tema okupandid. See oleks vale. Aga mis Venemaal tegelikult toimub, on see, et 4 aastat kestnud sõda on riigi majanduse halvanud, mille tulemusena on toiduainete hinnad tõusnud tasemeni, millega tavaline venelane lihtsalt toime ei tule. Toitu on küll veel poodides saadaval, kuid inflatsiooni tõttu on see nii kalliks läinud, et Vene tsiviilisikutel on raskem endale süüa lubada kui väga pikka aega varem. Siin näeme, et Ukraina ei pea isegi otseselt Venemaa kõhtu ründama, et riik nälga jääks. Rünnakud kõige Venemaaga seotu vastu teevad oma töö ära ning iga päev, mil Ukraina edukalt sissetungi vastu end kaitseb, muudab olukorra Putini ja tema rahva jaoks hullemaks. BBC paljastas Venemaa toiduhindade inflatsiooni ulatuse veebruaris avaldatud artiklis. See rääkis Moskvas tegutseva reklaamispetsialistiga, kes avaldas, et tema igakuine toidueelarve oli tõusnud $450 $555, mis on 22% tõus. See ei juhtunud mitme aasta jooksul. See tohutu hinnatõus tabas Aleksandrit vaid 1 kuu jooksul. Laiemat pilti vaadates näeme, et peaaegu kõikide esmatarbekaupade hinnad Venemaal on aastatel 2024 kuni 2026 järsult tõusnud. Kartul ja šokolaad on suurimad süüdlased, kuna nende hinnad on 2 aastaga tõusnud vastavalt 167% ja 125%. Aga ükskõik kuhu sa ka ei vaataks, näed sarnast lugu. Piima hind on Venemaal aastatel 2024 kuni 2026 alguseni tõusnud 59%. Konserveeritud oad maksavad nüüd 55% rohkem. Juust on 50% kallim ja isegi tavaline valge leib maksab venelasele 2026. aastal 45% rohkem kui 2024. aastal. See on Ukraina sõja hind Venemaale, mida me tihti ei näe. Otse selle nälgimisele rindel lisandub toiduainete hindade jätkusuutmatu tõus mandril. The Moscow Times kajastas seda teemat samuti aprillis.
väljaanne väidab, et nõudlus odavate toiduainete ja kaupluse omamärgi toodete järele kasvab kogu Venemaal, sest ostjad ei saa enam endale lubada kaubamärgi tooteid, mida nad veel mõni kuu tagasi ostsid. Venemaa püüab endiselt väita, et reaalsissetulekute kasv on mõnevõrra korralik. Riiklik statistikaagentuur Rosstat märkis siiski, et kasv aeglustus. 2025 aastal langedes 8,2%-lt 2024. aastal 7,4%-ni ning et 2025 aasta viimasel kvartalil langes sissetulekute kasv 5,8%-ni. Need oleksid üsna korralikud näitajad, kui mitte see, et toiduhindade inflatsioon ületab neid kasvunäitajaid isegi kõige elementaarsemate kaupade puhul mitmekordselt. Jällegi, Venemaal ei ole ohtu, et mandri elanikel toit otsa lõpeks. On ebatõenäoline, et Moskvas kordub Krimmi sarnane olukord. Aga see, mida me näeme, on Putini sõja majandusliku mõju jõudmine tavalise venelase igapäevaellu. Majandus, mis on lähemal kokkuvarisemisele kui ühelgi ajal pärast aastat 2022, muudab tavalise venelase jaoks üha raskemaks toidulauale saamise. Venemaa 4 lõunas paikneval väearmeel läheb palju halvemini. Vähemalt varsti on nad selles olukorras, sest Ukraina laiendab oma keskmaa kampaaniat, et halvata Vene armee varustust. Probleem pole selles, et droon hävitab ühe veoki 23 kilomeetrit Tšernihivkast kagus. Selle rünnaku tähendus ongi see, mis on Vene armee jaoks surmav. Okupeeritud alade turvatsoonid on nüüd ohus. Ukraina on tuvastanud kogu Venemaa lõunapoolse sõjalise kohaloleku logistilised kitsaskohad. Nüüd tuleb neil vaid pigistada. AI-droonide, parved ja veelgi rohkem rünnakuid Krimmi ja okupeeritud lõuna vahet sõitvate veokite vastu on tulemas. Varsti lisandub Krimmi tühjadele poeriiulitele ka see, et toit hakkab otsa saama lausa 4 väliarmeel. Tulemuseks on takerdavad pealetungid ja rohkem võimalusi Ukrainale vasturünnakuteks ning Venemaa tagasitõrjumiseks kui kunagi varem. Krimm annab kõige selgemaid märke sellest, et Venemaal on toidu ja kütusega raskusi rohkem kui üheski teises okupeeritud piirkonnas. Oleme selles videos juba rääkinud, kuid just Ukraina kampaania olulise R280 maismaa koridori vastu põhjustabki selle kahju. Esimest korda alates 2014 aastast ei tundu Krimmi vabastamine enam pelgalt unistusena. See näeb välja nagu järjepidev kampaania, mis toob poolsaare tagasi Ukraina koosseisu. Saate rohkem teada, kui vaatate meie videot. Ja kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show'd, et näha rohkem paljastusi Putini käsilaste rasketest probleemidest okupeeritud aladel. Aitäh vaatamast!